kuidas te vaktsineerimiskeskustes tööga rahule võite jääda? No, vaktsineerimine käib juba teist päeva. Eile me alustasime Sõlespordikeskuses, täna paralleelselt nii Sõlespordikeskuses kui ka Tondiraba jäähallis. Me näeme, et huvi on päris suur ja mis on tähtis, et mõlemad keskused saavad enda tööga ilusti hakkama. Ja ma arvan, et see oli võimalik ja on võimalik eelkõige tänu sellele, et me juba päris mitu nädalat hakkasime seda protsessi ette valmistama ja selleks ajaks, kui selle esmaspäeval tuli siis Haigekassa poolt informatsioon, et see vajadus tekib, siis tegelikult meil oli juba läbi mõeldud, kus seda vaktsineerimist saab korraldada, keda saab kaasata, kuidas logistikat ette valmistada, ühistranspordikorraldust ja meil oli ka valmisolek kaasata linnatöötajaid, nii vabatahtlikke kui ka munitsipaalpolitsei ameti töötajaid. Ja me näeme, et töö käib sujuvalt. Inimestele see protsess on ette valmistatud nii, et oleks turvaline ja mugav nii kohale jõuda kui ka vaktsineerimisel osaleda. Ja võib-olla veel üks detail, et suurem osa broneeringuid tuli just telefonikeskuse kaudu. Telefonikeskus, kõnekeskus, mida me oleme loonud, saab kasutada ka edaspidi. Kui riigi poolt tuleb suurem vaktsiinide kogus, siis me saame ka korraldada seda protsessi ka 6 vaktsineerimiskeskuses ja kasutada saab ka sama kõnekeskuse potentsiaali. On võimalik öelda, et mis oli seekordne massvaktsineerimise korraldamisel kõige keerulisem? No, tegelikult, kuna me seda protsessi valmistasime, nagu ma ütlesin, juba päris mitu nädalat, aga me ei teadnud, millal vaktsiin tuleb, siis peamiseks probleemiks oli ikkagi informeerimine. Ja meil oli vaja inimesi informeerida 3-4 päeva jooksul ja arvestades, et tegelikult samalaadsed kampaaniad olid korraldatud juba varem, siis see inimeste arv, keda me suutsime informeerida ja kes tulid kohale, on päris adekvaatne. Me näeme, et tegelikult valdav osa registreerib ennast just kõnekeskuse kaudu, et see on kõige lihtsam viis ja tegelikult me näeme, et seda võimalust inimestele tuleb tagada ja ka tulevikus kindlasti me seda võimalust linna poolt pakume. Eesti inimestel on kindlasti vaktsineerimisvõimalust kasutada, veel on vabu aegu tänaseks või homseks. Ja on oluliseks, et kõik, kes saavad vaktsineerimise kutse, seda võimalikult kiiresti ka kasutaksid, sest nii saame üha rohkem inimesi kaitstud COVID-19 haiguse vastu ja seda kiiremini me saame ühiskonna elu taas avada. Kui rääkida vaktsineerimiskeskuse korralduslikust poolest, siis on hea näha, et siin on kõik läbi mõeldud koostöös Tallinna linnaga, nii registreerimise võimalus, inimeste liikumise võimalus, hajutamine, samamoodi ka võimalikud sellised ajutised kõrvaltoimed, nende maandamine, et inimestel on võimalus rahulikult istuda 15 minutit, vajadusel saada konsultatsiooni täiendavalt arstid, tervishoiutöötajalt ja seni on ka hea tõdeda, et ühtegi sellist tõsisemat juhtumit pole ette tulnud. Need vaktsiinid kõik tegelikult, mis on saanud Euroopa Liidu müügiloa, Euroopa Ameti positiivse heakskiidu, on tunnistatud usaldusväärseks, efektiivseks ja ohutuks ja neid on kasutatud kümnete miljonite inimeste puhul tervise elu kaitseks.